No me nii palju teame, et Volta eelmine aasta mängis esiliiga B-s ja nüüd see aasta on tagasi teises liigas. Ja see tähendab, et arvatavasti neil oli raske hooaeg, aga samuti ma arvan, et nad tulevad päris isuga, nad tahavad tagasi oma esiliiga B kohal minema. See tähendab, meil tuleb huvitav mäng, huvitav vastase vastu. Selle mängujakuna meil väga palju aega tegelikult ei olnud, meil oli, kuna kriisi ajal ei saanud korralikult trenni teha, siis meil oli umbes 3-4 korralikult trenni saime tehtud. Aga ütleme nii, et enne seda kriisiperioodi meil oli väga korralik ettevalmistus, meil oli väga korralikud treeningmängud, samuti esiliiga B meeskonnade vastu ja mängijad teavad, kuidas me mängime, et selles mõttes, et ma ei ole selle koha peal, mul ei ole muresid selle koha peal. Homme ma arvan, saab otsustavaks, kes rohkem tahab võita, kuna hooaja esimesed mängud on kogu aeg siuksed kahtlased, võib-olla mõne mängijate füüsiline vorm ei ole kõige parem ja mõned võib-olla, kes oli vigastatud, tulevad tagasi ja ei saanud korralikku ettevalmistust nagu tehtud. Aga ma arvan, et otsustuseks ongi see, kes tahab kõige rohkem võita, see võidabki homme. No ma arvan, et nii valmis kui olla saab, et poisid on kodus kõvasti trenni teinud ja olen palli ka saanud veits harjutada, nii et ma arvan, et oleme valmis. No ikka iga päev midagi, et kas kätega võrdsi või jooksmist või ikka vormis hoida. Kuna ettevalmistusaega pole väga olnud, siis ma arvan, et tuleb väga võitluslik mäng ja väga füüsiline mäng. Ja ma arvan, et jääb tahtmis peale, kes rohkem tahab, see võtab ära ja ma arvan, me tahame rohkem.